meie temaga koos lõpetasime 52 aastat tagasi siin Varbla 7. klassi ja ju siis keskkooli ja ju siis ikka loodus on meil armuline ja tänulik olnud, et 52 aastat hiljem saame ka veel siin koos olla. Mida sina Salme siis seda oma sünniajast hakkad siin Varbla kantis mäletama? Mäletan seda, et ma sündisin Uuedal oma isa kodus, vanaisa ja vanaema talus, aga vanaisa ma näinud ei ole. Vanaisa oli surnud juba tol ajal, kui minu isa oli 8-aastane ja üks isa vend oli nagu tol ajal veel sündimata. Ja ma olen alati mõelnud, et kui raske oli tol ajal ikkagi minu vanaemal. Tal oli 3 poega, 4 veel sündimata ja midagi 60 hektari suurune talu. Ta pidi seda edasi majandama ja nii ta ka läks ja siis oli nõnda ette nähtud, et minu isa oli kõige vanem poeg, et minu isa pidi nagu jääma siis kodusse, aga kuna nad olid abielus, minu ema ja isa siis arvasid, et siis oleks need teised nooremad vennad olid ju veel kodus. Nemad arvasid, et parem on neil omaette ja nad võtsid ise selle osa 1/3 sellest talust ja hakkasid ise maja ehitama ja siis selle talu päris siis järgmine vend Karla. Ja nooremad vennad nagu tol ajal oli ja üks õde oli ka, see oli see Mihkli Miina, siis minu isa maksis sellele oma õele siis ühe osa, ma ei mäleta, kas see oli siis 25 000 Eesti krooni või. Ja Karla sai nagu 2 osa talust, tema maksis 2 vennale siis. Tol ajal oli niimoodi, nii on minule meelde jäänud see. Ja nii ta läks, aga... Ja sinu viimased mälestused oma isast, mis sul meeldis on temast jäänud? Minu viimased mälestused on, ma olin siis 14-aastane 1944. aastal, kui minu isa läks Saksa sõjaväkke, aga ta vahepeal oli metsas, aga siis tuli ähvardus selle Saksa valitsuse poolt, et kes välja ei tule või anti võimalust, amnestia, tulgu välja. Ja siis läks minu isa ka välja ja arvas nii, et küllap ta saab veel tagasi siis, kui on. Aga ema käis teda veel viimas ja mul on meelde jäänud see, et isa oli juba ära läinud, ema oli öelnud, et lehvitanud, et taskurätid jäid maha eemalt ja isa oli löönud käega niimoodi ja ema veel ütles hiljem nii, see tähendas seda, et mulle jäi nagu ainult nutt. Nii on. Nii, kuidas sinu siis peale selle koolis käimist, kui me siin koos koolisime, siin on mõni tähtsam elumoment ja töökäigust? Jah, mul oli tol ajal ka mõte minna edasi kooli. Aga ema oli üksinda ja ta nagu ei tahtnud üksinda jääda ja tol ajal oli ju veel talud ikkagi. Ja oli vaja, ma tean, kui raske emal oli, et ta pidi ju tegema kõik mestetööd, ta pidi kündma ja ta ise ütles niimoodi, et temale kõige vastikum on kartuli lasudel mulla pealt ära ajamine. Nii, aga kõik ta tegi ikkagi nii kauaks, kui ükskord tuli see kolhoosi minek. Ja minul jäigi siis edasi kooli minemata ja siis ma töötasin vahepeal Varbla kaupluses, olin kontoris seal ja nii ta läks ja siis kui ma juba 18 sain, ma väga noorelt abiellusin juba siis ja siis nagu lõin oma perekonna ja siis läksime ikkagi kodust ära alguses Enniks, sest mul mees töötas seal Saeveskis ja hiljem läksime Pärnusse, aga mu ema hoides nagu ikkagi seda kodu meil alles ja nõnda me tulime siia 60. aastal uuesti tagasi. Niiviisi, sa ütlesid ennem, et ema pidi tegema kõiki mestetöid, olid küllaltki rasked, aga ma tean, et sa oled ka päris mitu aastat päris üksi oma kodust majapidamist pidada, sul tuleb ka jälle praegu võib-olla ka
mõningaid meeste töid teha üksipäini olles? Tuleb loomulikult ja ma ei osanud kujutadagi seda, nüüd ma olen juba 9 aastat üksinda ja ma ei osanud ette kujutada, kuidas ma hakkama saan. Ja paratamatult, aga elu on ikkagi läinud ja kui kaua veel, aga lapsed on jälle ka kõik ära ja nüüd olen mina siis juba peale ema surma 8 aastat üksinda seal mäe otsal ikkagi. Ja mida sa siis tänasest Eesti Vabariigist arvad? Oli lootused sellised või on midagi, kuidas ta arvad sellest? No mul on väga hea meel sellest, et mina elasin üle need ärkamisajad või kui kõik olid need laulvad revolutsioonid ja ma käisin läbi kõik need kohad, kus olid nende isamaalaste lauludega tegemist ja käisin, see oli vist 11. septembril 88 Tallinnas, mis see oli siis laulu, tähendab see, kus oli 300 000 eestlast umbes ju koos seal ja aga jah, võib-olla siis me lootsime midagi rohkemat. Ega meil pensionärina, ma tahtsin veel seda öelda, et ma tahtsin oma ema käest ikka alati küsida, et millist aega tema oma elus peab nagu kõige paremaks. Aga see jäi väga lõpule. Ta oli siis juba tegelikult halvatud ja siis ma küsisin ta käest. Ja tema ütles siis nii, ikka seda aega, kus muidu süüa saab. Pensioni aega ta mõtles. Ja kui ma nüüd mõtlen, ma ei mõtlegi enda suhtes. Ma saan selle pensioni ikkagi ju kätte ja kindlalt kätte. Ja muidugi üksikul pensionäril on natukene raskem, sellepärast, et ma pean sellest ühest pensionist maksma kõik elektrid ja ütleme puud muretsema ja tegema aga tänu taevale ikkagi on omadega välja tulnud. Minu meelest on palju raskem, eriti siin Varblas, kus eriti midagi tööd ei ole ju noortel lastega perekondadel. Nii et ma päris ei nurise, natukene liialt palju võib-olla nurisetakse, aga muidugi on ka palju raskemaid olukordi, kui me vaatame neid kodutuid, keda näidatakse televiisoris ja see on ikka jube küll. Nii, täna me praegu sündinud 1928. aastal ja kogu tema elu on kulgenudki siin Varbla maadel. Tema on siin hoolitanud seda Varbla lapsi päris mitukümmend aastat, sellest räägib tema nüüd siis ise lähemalt. Võib-olla mõni sõnaga, võib-olla siis nii lapsepõlve Paadremast. Lapsepõlve Paadrema oli kena. Vanematel oli talu. Kool ei olnud kaugel, Paadrema 6-klassilises algkoolis käisin. Selleaegne kooliaeg oli tore. Eriti, mis oli just organisatsioonid. Paadremaal olid meil skaudid ja gaidid. Nii et ka sellest võtsin ma osa. Eriti on meelde jäänud meie Paadrema skaudirühma lipu sisse õnnistamine ja esimest korda ma nägin siis, kui löödi lipusse naelu, kuidas see asi käis. Ja siis muidugi algas sõjaaeg peale. Nii et väga palju sellest noorusest läks nendesse rasketesse sõjaaegadesse, kus tuli kodus korralikult tööd teha. Aga õnneks sünniaasta on selline, et omal osa võtta ei tulnud, sest parajasti 1927. aastal sündinud poisid veel võeti Saksa lennuväe abiteenistusse, aga 28 jäi puhtalt välja. Niiviisi, aga mina olen sind ühe armee mundris näinud ja see oli veel siis Nõukogude armee või Nõukogude laevastiku mereväe munder vist. Oli vist nii, kui see puhkusel käisid? Jah, tundus vahepeal, et ei võetagi armeesse.
aga siis äkki olin juba 22-aastane, kui ikkagi võeti teenima. Ja siis tuli minna. Olin juba Saulepis koolmeister. See oli 1950. aastal. Hästi on meeles, et parajasti sünnipäeval, see on 12. aprillil, kutsuti mind siis sõjaväkke ja mis väga huvitav oli, koju jõudsin tagasi täpselt 3 aasta pärast jälle 12. aprillil. Ja millega siis kiirem läks, muidu mereväes oli 5 aastat tuli sel ajal teenida. Aga siis oli selline võimalus, kellel oli keskharidus. Need võisid anda pärast seda, kui need olid 2 aastat teeninud, eksternina tagaväraväe ohvitseri eksamit ja siis demobiliseeriti pärast seda. Ja ma mõtlesin, no mis ikka, et katsu. Ja läks õnneks. Tulid tagasi ja tulid Varbla kooli ja kuidas siin see elukäik sinna Varbla koolis on siis kulgenud? 1953 aprillis, kui tagasi tulin, paari nädala pärast läksin haridusosakonda. Haridusosakonna juhatajaks oli sel ajal, siis oli Lihula rajoon, oli Käbal, kes oli olnud Saulepis sel ajal direktor, kui ma enne sõjaväkke minekut Saulepis õpetajana töötasin. Ja tema siis parajasti Varblast läks ära, ajalooõpetaja võeti sõjaväkke. Nii et see koht jäi vabaks ja siis ta suunaski mind siia juba aprilli lõpul, kohe tulin Varblasse ajalooõpetajana tööle. Olid õpetaja ja direktoriks hakkasid või pandi? Direktoriks pandi siis 53. aasta sügisel, nii et 1. septembrist 1953 alustasin siis tööd juba Varbla kooli direktorina. Ja seda ametit tuli mul siis pidada 35 aastat kuni pensionile minekuni. Palju siis oled kokku võtnud, palju sinu käe all on siin neid õpilasi on, kes sinu juhatamise või õpetamisel on haridus siin Varbla koolis saanud? Oled seda kokku püüdnud võtta? Ei, kokku ei ole püüdnud võtta, aga võrdlemisi tore on praegu vaadata Varblas siin ringi liikudes. Põhiliselt on ikkagi kõik oma õpilast ja eriti tore on muidugi see, et kõik nad siin teretavad, kui kohtume nendega. Nüüd meil koolist oli nagu juttu, aga mis mõni arvab, et Varbla on igasugune pärapõrgu, kõigist kaugel ja maha jäetud. Aga sina oled oma elupäevad siin läbi ajanud. Mis sina sellest Varbla üldisest elamistingimustest ja sellest kodukandist arvad? Mina arvan, et Varbla oli väga tore, sest ikkagi Varbla mereäär, see on teinud temast niisuguse omapärase paikkonna ja oli ju võimalus siin kõiki neid looduse ande saada, küll merest kala, küll jõest vähki, küll metsast seent ja marja, küll mere ääres päivitada, supelda ja rahvas on olnud siin väga tore alati. Pikka aega tuli mul olla külanõukogus kultuurikomisjonis ja mis me organiseerisime mitmesugust üritusi, eriti jaanipäevade pidamine. Kõik lõid aktiivselt kaasa. Ja veel praegugi Varbla pargis on olemas tantsuplats, mis valas omaaegne oktoobri kolhoos, kus esimees oli Ilves ja Õismaa Arno olid raamatupidajad. Nii, ja mis sa tänasest poliitilisest olukorrast arvad või Eestimaa tulevikust ja... Usun, et läheb asi paremaks, sest halvemaks ta minna ei saa.
kindlasti tuleb see aeg, kus need poliitilised mängud jäävad vähemaks. Ilmselt ka neid erakondi jääb vähemaks. Ja kus üha rohkem ja rohkem hakatakse tähelepanu pöörama just selle sotsiaalpoliitikale. Sündinud 1924. Tema sünnikoht on kuskil seal natuke Matsalu pool, aga üks siit Varbla Kilgimetsast Kaasiku tüdruk Elga on tema kunagi siia meelitanud ja siia ta on ka nüüd jäänud juba pooleks sajandiks. Millal sina siis nüüd esimesse Varbla jõudsid esimesed muljed? No ma tulin Varblasse õpetajaks 1947. aasta 1. septembril hakkasin siin Varbla koolis õpetajaks. Ja kaua sa õpetaja olla said? 2 aastat sain, siis leiti, et ei kõlba, kuna Saksa sõjaväes on. Niiviisi. Täna on meil praegu, oleme praegu 26. november 1998. Aga siis tänaseks siit, võtame selle üks 45-6 aastat tagasi, 43. aasta samal ajal, kus sina olid siis? 43. aasta samal ajal. Siis ma olin Poolas õppelaagris Debitsas. Ja mida sa seal õppisid? Noh, sõjaasjandust. Ma ei tea ka täpselt. Novembris võib-olla olime juba, 43. aasta novembris olime ära sõitnud juba Neveli alla. Ei olnudki enam Poolas, me olime siis juba Venemaal. Ja esimesed mälestused sellest Venemaast, rindest? Noh, meid saadeti sinna, tähendab, partisani vabariik oli seal, meid saadeti seda partisani vabariiki likvideerima või nii, ega seal õiget rinnet esialgu ei olnud, kõik oli nii mets ja kuskil liikusid partisanid, kuskil oli meie, aga otsest rinnet nagu ei olnud. Nii, ja sealt Neveli alt Eestimaale jõudmine? See oli veebruar 1944 ja siis sõitsime, tähendab, sealt Neveli alt Tartu jaama ja meid laeti Tartu jaamast maha ja pidime minema sinna, tähendab, Peipsi äärde Mehhikoormasse, sealt hakkasid üle tulema, aga siis juhtus nii, et venelased tulid Narva all üle Narva jõe ja poole tee peal Karilatsini me marssisime ja Karilatsist pöörasime ringi ja läksime uuesti Tartu tagasi ja Tartust laeti meid tähendab autote peale ja sõitsime sinna Narval. Nii, mõni niuke episood on meelde jäänud hästi teravalt sulle, ütleme 44. aasta kevades, suvest Narval, Sinimägedes.
no ja seal algas kohe, kui me saime sinna Narva alla, Riigikülas oli venelastel see sillapea ja meie väeosa oli kohe esimene, kes läks seda Riigiküla sillapead likvideerima ja see sai likvideeritud ka. Seal oli siis esimesed tõsisemad lahingud. Ja suvest veel ja Sinimägedest veel midagi? No jah, see oli muidugi siis venelased alustest pealetungi ja siis oli nii, et seal ei olnud enam üldse tulelöökidel ega niisugustel asjadel vahet muutub. Nii, koju tagasi Läänemaale jõudsid mis ajaks ja otsustist kindlasti siia jääda või edasimineku plaani ka oli? No, asi oli nii, et seal septembris, kui algas üldine, tähendab, sakslane otsustas Eestist välja tõmmata, siis algas üldine taganemine ja ma olin nii kaua, kui tähendab, meie väeosa paiknes seal Kontsu järve ääres, tähendab, see on Kuremäe kloostri juures ja sealt algas taganemine ja kuni Türini tulime koos, aga Türil keeras, suur kolonn keeras ära Viljandi peale ja hakkas tähendab Lätimaale minema, aga meie otsustasime teatud poiste kambaga, et nüüd lööme lahku ja Türi juurest keerasime ära ja tulime Raplani ja Raplast hakkasime mööda Ketsarööpmelist raudteed tulin kuni Karuseni ja siis ma ei mäleta enam, vist oli 23. september, kui ma jõudsin koju ja järgmise päeva olid venelased ka juba platsis. Tahtsime minna küll üle või tähendab, kui ma koju jõudsin, selle õhtu oli meil üks ka Eesti sõjaväelastega üks niisugune auto, kus peal oli kõik varustus ja seal oli 3-4 meest ja nad ütlesid, et tule kaasa, nemad tahavad ka minna paadiga ja et sa oled sul kodu siin, sa tunned ja ma siiski ei läinud ja pärast tuli välja üks meie külamees, kes tuli sõjavangist ja ütles, et ta oli sõjavangidega koos, kes olid olnud kuskil seal, oli tulnud jutuks nii, et poeg tuli koju ja nemad olid ka seal ja kutsusid poega kaasa, et lähme katsume üle saada, aga nemad langesid seal Saasna kandis kuskil juba venelaste kätte ja sattusid sõjavangi, aga ma ei läinud kaasa ja ma ei juhtunud. Nii, punane võim ei pidanud õigeks, et Paju endale õpetab siin koolis lapsi, siis hakkasid muud tööd tegema, sina oled siin eluaegne või kauaaegne põhiline koloosnik olnud, mis sa sellest ajast arvad siin? No, nii nagu ta oli, tuli tööd teha ja kord läks paremini, teine kord kehvemini. Ja mis sa tänasest Eestist arvad ja mis sul lootused sul tulevikku on? No, ju ta võib olla ikka läheb paremaks.